ma ei tea, kas peaks tunnistama, aga ma lihtsalt tahan oma rõõmu jagada, ma ei saa minna ära, kui ma pole saanud teiega jagada seda, kuidas Jumal on iga päev nii ligidal, nii kui me täna laulsime siin. Et eile, kui ma lapsi magama panin, Saara ja Albert olid minu juures ja Saara, ma saan lugeda alles piiblist Saara lugu. Ja see nii armas, loen talle Saara lugu ja siis ma loen seda Noalaeva lugu, kus on vikerkaar ja tema leping tuleb akna taha, selline suur võimas vikerkaar. Ma ütlesin, näed lapsed, et see on elav sõna, see räägib nii nagu päriselt asjad on ja ta on igavene. Ma sain tunnistada nendele seda ja kui ma siis rääkisin oma selle lapsepõve naabri poisiga, siis tema on täielik ateist ja ta ei usu seda, mida mina räägin Jumalast ja niimoodi ja siis ta räägib, kui kõik halb on ja kõik, mis toimub. Ja siis ma sain talle kirjutada selle salmi 23, et see on päriselt ka nii, kuidas sa saad öelda, et ei ole Jumal. Ta ju on, see toimib, see töötab välja, elangi sellist elu. Ja siis, kui ma teen hommikul, kell oli juba 12, teen raadio lahti, Margus Mäemets räägib, laul 23. Tehke see nii isiklikuks omale, et mina, see käib minu kohta, Jehova on minu karjane, mul ei ole millestki puudu, et see on nii isiklik igahel, et sa tunned, et see ongi sinu osa ja see kehtib, et see on nii reaalne. Et ma olen nii lummatud, ma olen nii vaimustatud ja kui me laulame, tunda su ligiolu, tunda su armastust suurt. Ma ei tea, kas kõik tunnevad nii, nagu mina tunnen, no iga ihurakuga see lihtsalt on, et seda on võimalik kogeda. Nii kui mina tulin usule, ma ei saanud usu kaudu, ma ei saanud. Mina sain päästetud kogemuse kaudu, ma ei jäänud ennem rahule. Ja seda ma tahtsingi täna öelda, et minu rõõm on nii suur. Aamen. Mul on nüüd 2 nagu tervendamise lugu. Ma ei tea. Et ma läksin Triinuga koos sinna Tartu Ülikooli kliinikumi. Tal nagu terve alumine lõualuu valutas. Et arstid ei saanud aru, et pildi tehti siin Saaremaal, aga siis seal on nagu paremad aparaadid. Ja siis sõitsime sinna ja käisime seal arsti juures kõik ära ja arst ütles, et sul pole midagi viga, et sa pead lihtsalt võimlema ja sööd lihtsalt valuhaigisteid. Me palvetasime autos niimoodi, palusin, et Jeesus teeb terveks. Siis oli tükk vaikus. Ma selle lause ütlesin lõpuks. Tükk vaikus ja siis Triinu ütleb mulle, aamen. ja praegu ta ongi see lõualuu enam ei valuta ja kõik ongi terve, et midagi viga ei ole. Et see oli täitsa tühi sõit sinna, aga ma sain koos tütrega olla ja aeg veeta. Olime öösed Tartus ühes motellis ja siis väga siukene, ta ütles, et emme, sinuga on nii ja vaba olla, et teistega või ma ei taha nimest nimetada, on nagu pinge kogu aeg õhus. Aga jah, et Jumalaga koos oleme, siis ongi vabadus, ükskõik mis me teeme. Ja siis Jumal juhib meid igal poole. Sa küll ei taha minna näiteks, kui ma ei tahtnud, ma ütlen, küll Jumal juhatab. Kas ma lähen sinna metsa seda auda näitamis Egon eelmine kord tunnistas. Aga inimlikult nagu sa ei teagi üldse, mida sa tegema pead ja siis lihtsalt muudkui lähed ja teed ja nagu juhitakse sind. Ja ütlesingi siis Egonile kõik need seal, et Jumal ütleb ise, kas tulen või ei tule, ma ei tea praegu. Aga teine lugu on siis see, et teine lugu on see, et mul emal oli sükene nagu
tuule peal, juba aasta ja teine hakkab jooksma, on see ohatis. Ja minu vanaema suri alalõuavähki, kurk lämbus kuni lämbumiseni. Ta kõrrega sõi ja praktiliselt arstid ei teinud, saatsid koju surema, muidu oleks pidanud opereerima terve alalõua ära. Aga nad saatsid ta lihtsalt koju surema, see oli Vene aeg. Ja nüüd ema arvab, et tal on nagu karmavõlg, et ta ei viinud õigel ajal. Tal oli ka mingi ohatis huule peal, ei viinud nagu õigel ajal arsti juurde. Ja kui ta viis, siis oli juba see läinud väga kaugele. Ja nüüd ta arvab, et talle tuleb ka see haigus. Aga siis võeti see vähiproov, seal tuule küljest. Tegelikult ta ütles, et vastust me ootasime siin mitu nädalat. Ja siis ootame ja siis ema, lõpuks me palvetasime ka siin koguduses ja Katriiniga, tegelikult Katriinu eest ja siis äkist hakkab tal see nagu väiksemaks minema. Ja siis ta ütles, et ta palvetas Jumala ees. Ja siis me käisime taga nüüd enne laupäeval oli see surnuaiapüha ja tahtsime minna vanama auto korda tegema saia surnuaeda. Ja siis selle saia surnuaed ütles, Merike, et ma pean ikka midagi tunnistama sulle. ma teen oma elus muutuse. Et ta palvetas, et kui ta Jumalaga tegi lepingu, et kui tal see huul terveks saab, siis ta tuleb siia kogudusse. Nii. Aga ma ei saa aru, kus ta on täna, sellepärast, et ta lubas ise kõik bussiga kohale, ta veits hilineb, see buss 3 hakkab tulema, et me siis viime pärast koju ta. Ja sellepärast, et me saime vastuse, tuli nüüd vastus, see vähivärgi vastus. Kas see nüüd on siis suguvõsad chati vaatasin, just täna vaatasin, praegu. Jah, võib-olla tõesti. Me rääkisime ka talle. Ja see vastus tuli... Merle mõde sai vaadata seda lehte, tema haiguslugu, et tal on mingi krooniline põletik lihtsalt, lümfo ja düsplastiat ei leitud, ei ole vähieelseid rakumuutusi, malikiiksust ei leitud, uuringus ei leitud pahaloomulist kasvud ega ehk vähki. Et tal ei leitud vähki. Ta palvetas ja varsti me näeme teda siin. Ma usun vähemalt. Jah. Mitte kuidagi ei saa, sest et nii süda on täis Jumalat. Tema on eluleib, tema on tõde. Meil on, mida rääkida inimestele, sest meil on nii palju meie südame sees. Ta on elav Jeesus, kes vabastab, tervendab. Nii et te võite oma elu täielikult tema kätte anda. Ei pea olema kartust selle sees. Jumal, kas sa teed ikka midagi? Jumal teeb, aga Jumalal on oma aeg ja me mõnikord mõtleme, et me võtame nagu kepikese kätte. Siin on minu soovid, Jumal, tee kohe, tee ruttu, nüüd ma tahan. Aga Jumal ei jää hiljaks, ma ütlen, Jumal ei jää hiljaks. Isegi kui sul tekib selline, Jumal, nüüd ma enam ei suuda oodata, et buss on hilinenud. Vaata, kui sa ootad bussi. Siis selline tunne, et kas mul on õige kell, kas buss ei läinud juba mööda, kas ta juba sõitis ära, ma ei saa mitte millegiga sinna. Sul on nagu selline, et sa jäid maha. Sa ei jää maha, kui sa palvetad Issanda poole. Ja mul oli täna üks imeline hommik jälle, sest meil peab olema neid aegu Issandaga ja kui praegu lapselaps on mu juures, siis muidugi me räägime Jumalast ja meil on ka igasugused asjad juhtunud ja imed juhtunud ja mina olen õppinud koos oma lapselapsega, sa õpid iga päev. Alati küsi Jumala käest, mis sa tahad mulle sellega näidata.
isegi kui on raskused, isegi kui sa oled kaotaja sel hetkel, mis sa, Jumal, tahad mulle sellega öelda? Kas sa tahad mu iseloomu muuta? Kas ma olen isekas? Kas ma olen ennast täis? Kas ma olen egoist? Me ei tea, me mõnikord tabame ennast sellelt liinilt, et see on meie iseloom, mis tahab veel muutmist. Ja kui me selle vastu võtame ja muudame ennast, ütleme, Jumal, jah, ma olen siin, muuda mind, siis ta hakkab muutma. Ja ma olin hommikul kell 6, läksin mere äärde, mõtlesin, ma olen ujuma. Kuigi mul on tünn ka, aga ma käin seal praegu hommikuti, aga ma tahtsin nagu vaata, et mõnikord me peame saama mingi teise emotsiooni, täpselt nagu Abraham. Jumal kutsus ta välja ja ütles, tule vaata nüüd taevatähti. Ma läksin mere äärde selle hommikul lihtsalt ja Jumal kohe kõnetas mind. Ja ma nägin ühe nägemuse vee sees olles. Ja see nägemus oli niimoodi, et oli üks pilt puust ja see oli nagu inimese oma joonistatud. Ja seal oli olnud üldse värve, aga kõik piirjooned, kõik kontuurid olid, seal olid täpselt puu nagu puu ikka. Ja siis oli kõrval, Jumal ütles, see on minu joonistatud nüüd. See oli täis värve, lehed olid ka värvilised, kõik varjudega. Seal olid viljad peal, see oli kõik nii ilus. Ja mõtlesin, et see ei ole õiglane, et tegelikult inimesed teevad ka väga häid asju, on ju. Kui nad on andekad ja mõnikord on kunstnikud, nad teevad väga häid asju. Aga sellel on vahe sees, inimlik ja jumalik asi. Sest et jumalik asi puudutab teist inimest ka. Me võime näha ka ilu selles, on ju, kui inimene on maalinud kõik. Aga Jumala maalid räägivad. Jumal, mis teeb, see kõik räägib, see kõik kõnetab. Ja ma räägin vahepeal veel ühe, mis mul tuli. Meie juures käis üks inimene, kes ei ole üldse usklik. Ja tal ei ole vaimumaailma avatud ja kui ta käis meil üleval või vall seal keldris, mul on seal see räägi vabaks tuba, siis ma sain oma tütre kaudu alles teada sellest, aga see oli üks nägemus, et tal avati vaimumaailm. Ja see on nii huvitav, et ta lihtsalt käib meie kodus ja ta kogeb, et ta vaimumaailm avati ja ta nägi ühe nägemuse. Ta ütles, et ta pole elus näinud sellist asja, mis tähendab nägemus, et sa näed nagu. See võib huvitav küll olla. Ta läks nüüd vaimu atmosfääri. Ta ise ju ei tea, mis temaga juhtus, aga ta ütles, et ta nägi nägemuse. Ka maailma inimesed näevad nägemust, sest Jumal tahab neile seletada asju. Ja nüüd ma räägin sealt edasi, et kui ma seal ujusin, siis ma hakkasin pärast riidesse panema ja mul oli üks salvrätik. Ja Jumal räägib iga asjaga muideks, absoluutselt kõigega. Ja see salvrätik oli selline, Jumal tegi mulle veel selgeks selle pildi, mis ta näitas. Üks on jumalik ja üks on inimese tehtud. Siis see salvrätik, siin on joonistatud, ma ei tea, kas te näete, ma vähemalt kirjeldan. Siin on tähed, ainult tähepiirjooned. Aga siin all on üks nurk, kus on kõik kuldne, kuldsed tähed. Jumal näitas mulle jälle selle salvrätikuga. See on nüüd, mida inimene suudab. Aga selle teen mina, kui te usaldate mind. See on midagi veel ilusamat, see on midagi veel täiuslikumat. See on kuldsed tähed on siia pandud. Ja tead, siis kui ma läksin sinna, rattaga sõitsin, siis ma nägin korraga puud. Ja puu osad, need oksad olid nii viljakad või nii lehti täid. See ei olnud, ma ei näinud viljadega puud, aga ma nägin sellist tavalist lehtpuud. Ja siis osad oksad Jumal näitas, et on täiesti ära kuivanud. Nad on puu küljes ja nad on sammaldunud roikad. Ja osa olid murdunud ära. Ma nägin seda murde kohta, see oli nii võigas. Ja ta oli nagu ikka selle puu küljes, aga ta oli nagu murtud ja alla kukkunud. Ja siis ma mõtlesin, et issand, see kirjakoht, mida sina räägid.
Johannese 15. Kohe esimene salm. Mina olen tõeline viinapuu ja mu isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära. Ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab ja see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Ta ütleb, jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu ja teie olete oksad. Mõtle, te olete kõik oksad ja te kannate vilja, te olete täis mahla. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Mitte midagi, kuigi me näeme, et maailmas tehakse väga palju asju. On väga palju projekte, on väga palju suursuguseid asju, aga ta ütleb, minust lahust ei suuda te mitte midagi teha. Ja see on tõde. Me näeme, et mõni inimene, ta alustab, aga ta ei saa lõpetada, sest lihtsalt talle ei anta enam lõpetada, sest ta elu katkeb. Ma ikka vaatan neid maju, kellel on ainult vundament ja ta edasi ei saa ehitada ja see puud juba kasvavad sealt keskelt välja. Sa ei saa ise teha. Sul võib olla see oma projekt, sul võib olla see oma unistus. Lase Jumalal seda teha. Ja siis on see, et kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, palju, ta ütleb palju, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Kes jääb minu külge, kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. See on sellest, millest ma rääkisin. Kuivad oksad on puul ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põletatakse ära. Kas sa tahad elada? Ma küsin, kas sa tahad elada või olla surnud siin elus? Jah, et see ongi, et Jumal on andnud meile elu ja kõik rohkesti, et me kannaksime vilja, et meil oleks palju kohevust nendes okstes ja et me oleksime selle puu küljes. Ja siis korraga, kui ma veel seal vees olin, ma ei tea, miks ma hakkasin Taneli ja Katrini pärast palvetama. Ja ma õnnistasin täna hommikul lihtsalt. Ja siis ma ütlen nagu Jumalale, räägi midagi nende kohta. Ja siis Jumal kohe rääkis ja ütles, et uus aeg. Täiesti uus aeg. Kui te astusite siia uude kohta, täiesti uus aeg. Ja täiesti uus varustus. Kogu varustus, Jumal, te ei pea mitte millegi pärast muretsema. Aitäh Jumalale selle eest, tema teeb parima. Amen.